ongi mis autokross läbi saanud. Esimesena me saime jutule klass 53 võitjaga Tajo Asarov, rallipunktes oli palju õnne võidupuhul. Aitäh. Kas ma nüüd eksin, et see oli esimene võit? See on teine võit. Teine võit. Aga see on pea sama nagu esimene. Võin öelda küll. Ja kui nüüd vaadata seda sõidukulgu, ega ei saa öelda, et see tuli kergelt. Ei, kindlasti mitte. Selle Tauri toime istus ikka sul meeletult kuki. Ei, selles just ongi, et ega mehed on kiired, ega siin keegi midagi sulle ei kingi. Aga see on ikkagi koduvõit. Võib nii öelda küll, aga ütleme selle aasta numbri sees autoga siin rajal ei teid pole. See oli nagu üldse enne seda võistlust. Kiirstordi. Jah, et enne seda võistlust üldse on põllu peal tegin 2 kiirendust ja see oli kõik. Suht nulli pealt võib öelda. Nii-öelda see ajakogemuselt on see aasta nagu täiesti, need olid esimesed kilomeetrid. Ja kohe tuli? No alati saab paremini, ütleme nii. No tegelikult nüüd on kõik see möödas, nüüd me võime natukene lähiminevikku vaadata, pisut elgitaguseid avada. Mäletan väga hästi, kui ma sulle helistasin ja soovisin palju õnne, et sa oled meie loosivõit. Siis sa ütlesid, et nädal on nagu positiivselt alanud, et üks võit tuli ära. Ma ütlesin, et äkki me teeme veel samal päeval ka teise inteka, et võitja inteka. Mille peale sa ütlesid, see on tehnikasport, aga ma ütlesin selle peale, et vaata, aga loosis oli osalejaid rohkem. Et tõenäosus on siit võtta ka sõiduvõit. Ja nii juhtus. No nii juhtus, jah, sai korral. Läks hästi, tegelikult oli minu päev. Seekord nagu võib öelda nii, et tehnikaga läks ka meil üpris hästi. Nüüd käigukast on siuke kahtlane ja uuriseb rohkem kui hommikul, aga üldjoontes siis sel korral selle aasta esimesel etapil vähemalt tehnikaga läks hästi. Tehnikaga ei pidanud maadlema. Aga siit võib-olla selle jutu jätkuks olekski paslik sul kindlasti märkida oma sponsorid ära, toetajad, tänada vast mehaanikuid, kes sulle nii hea auto ette valmistasid. Selle koha pealt jah, kindlasti tahaks tänada Kaljusilmust, kes on panustanud oma aega siia selle peale. Siis kindlasti tänaks isa, kes on alati abiks toeks. Ja kindlasti mehaanikute raske Kahurvägi, kes seal eemal on, et Koit Aivar Junior, kes on ka nagu alati igal vabal võimalusel siin olemas ja kindlasti tahaks veel Maitu tänada, et Mait taaskord usaldas oma auto minu kätte ja samamoodi ka Mikku, et kes aitab ja nende isa Jaan samamoodi, et kes on alati nagu nõu ja jõuga alati juures ja aitavad ja teevad ja kindlasti kas sponsorid, et kes siin on, et ja Mehka kolleege kindlasti, kes on alati nõu ja jõu ja abiga toeks, et mõnus. No siit võiks ikkagi nüüd ainult minna sama rada edasi. Kindlasti võiks nagu võtta suuna samas tempos, et tempot, kui tehnika peab, et siis loodame, et tempo ei lange, et jätkame. Siht on sama, et järgmine etapp on 10 juuni Tapal. Sa rääkisid just natukene häälitsevast käigukastist. Kas te nüüd võtate otsuse vastu, kas te jätkate sama kastiga või kindlasti võtate maha? Ei, selle käigukasti võtame ikkagi lahti, vaatame üle, et ega Tapa on ka kodust piisavalt kaugel, et sinna nagu nalja tegema minna ja remonti minna ei tahaks. Ühe käigukasti rumala vea pärast oleks väga halb katkestada. Ei, kindlasti sellised asjad on lihtsam kodus ära teha, et nagu see elu on näitanud, et kui nagu ette ei valmistu kodus midagi ei tee, siis vastu näppe saad? Saad vastu näppe ja võistluste päeva hommik algab remondiga ja see viib läbi päevase remonti. Ja kindlasti võtab see närvid natukene ei, ikka jah, aga selles suhtes kellegile selle koha pealt uhka pähe raputada ei ole kui ise endale, et kui ise ei liiguta, et no kes see suhest liigutab, et ega noh, selle aasta ettevalmistus läks ka nagu veidi paremat, kui eelmine aasta oli idee see nädal aega enne võistlust, me hakkasime äkki kolmapäeval autot tegema, siis eelmise aasta hommikul me saime siin normaalselt putitada, ei ta käinud nii nagu vaja ja siin oli igasust teha. Hooaja vältas saime nagu enam-vähem käima, et oli neid kastipurunemisi eelmisel hooajal päris palju, et käigukasti nahka läks seal ka omati, et küll jookses heli ohekatus sidulisse ja igasuguseid asju.
tehnikasport, ega ja tegu on vene tehnikaga, et ega me selle puhul nagu 100% garantiid ei saa mitte kunagi anda, et see asi meil peab lõpuni. Ja nii on. Nii on. No aga kokkuvõttes lõpp hea, ilm ilus rõõmustab. Ei, kõik on super selles. Siit on võimalik ainult veel paremini ja tugevamalt edasi jätkata. Ei, jätkame nagu samas vaimused, mis siin ikka. No, Rally.ee jääb veel kord soovida palju õnne võidu puhul, tänada ilusa eetriskäimise. Aitäh!